Tere tulemast vaatama ja kuulama saatesarja Ekspert eetris. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi teadur ja Haapsalu kolledži sotsiaalkernatoloogia lektor Tiina Tambaum. Tere, Tiina! Keeruline sissejuhatus, aga täna me räägime sellisest teemast nagu eakate inimeste kaasamine ühiskonda, mis on ka väga keeruline teema, kuna me räägime väga suurest ühiskonnagrupist, väga erinevates vanuseklassides olevatest inimestest, keda on raske ühe puuga lüüa. Miks see teema on nii keeruline? Miks on eakaid keeruline ühiskonda kaasata? No, üks põhjus ongi see, et neid põlvkondi, keda me kõik ühte gruppi paneme, on 2, võib-olla isegi 3 ja see suur rühm inimesi on väga erinevad. Aga suurem põhjus, miks peab eraldi rääkima vanemate inimeste kaasamisest ühiskonda, on meie lähiminevik, sest veel 50-60 aastat tagasi oli täiesti tavaline, et vanem inimene pidigi kõrvale astuma, teed noortele andma. See seadus, et vanemat inimest ühepoolselt võib saata pensionile, muudeti ära 2000-ndate alguses alles. Nii et meie mõtteviis nii vanematel inimestel endil kui ka noorematel vanemate suhtes on selline, et peaks eralduma, peaks eemale astuma. Aga seal on põhjusi, miks vanem inimene ise ei ole nii aktiivne ennast välja pakkuma, on ka selliseid, mis tuleb sellest vanusest endast. Et selle all on sotsioemotsionaalse selektiivsuse teooria ja kui inimene saab kõrgemasse ikka jõuab, siis ta hakkab valima, mida ta teeb ja mida ta ei tee. Ja ta pigem ei tee selliseid asju, mis ei ole garanteeritud, et tulemus annab positiivseid emotsioone, mis nagu võtab sult seda jõudu ära, et sa pead võitlema ja see omakorda tuleb sellest, et sul üldse jõuressurss ju väheneb vanusega. Nii et sa kulutad seda väärtuslikku ressurssi sellele, mis on suure tõenäosusega annab sulle positiivset tagasi. Aga millised need tegevused on? Millised võivad olla need, mis võtavad rohkem energiat ja annavad? No kaasamine ühiskonda seal ongi, kas me räägime tööst, et jääda tööturule püsima või me räägime osalemisest demokraatlikes protsessides ehk kohalike omavalitsuste valimised tulevad, et minna siis volikogudesse või ka kogukonnas osalemine. Need 3 on ehk need põhitasandid seal ja kohalike omavalitsuste valimine ehk on see kõige suuremat ressurssi võttev tegevus, sest kandideerimine kui selline. Esiteks ei ole garanteeritud, et sind valitakse, sa pead väga palju vaeva nägema ja ta ei ole ka selline üdini meeldiv tegevus. Ja kui siis õnnestub saada valituks, ega seal volikogus tuleb ka ju võidelda tihtipeale, see ei ole lihtsalt kaasa rääkimine. Ja see ongi see, miks vanemas eas, just vanuse tõttu vanemas eas inimesed pigem loobuvad. Aga räägime sellest, Tartus tehti selline test, et liideti kokku vanemad ja nooremad inimesed, tehti komisjon. Kuidas sellel läks? Kuidas see projekt käima läks ja mis seal tulemused olid? Ja, Tartu vallas tegime vallavalitsuse juurde komisjoni, kuhu kuulus 5 gümnasisti ja 5 pensioniealist inimest. Ja meie teadlastena, Lianne Teder ja mina, siis meil oli selline unikaalne võimalus vaadelda, mis toimub, mis juhtub. Ja selle alus oli, et just need grupid, päris noored ja vanemad, veedavad kõige rohkem aega selles kohalikus keskkonnas ja neilt kõige vähem küsitakse. Selle asja nimi on kogukonnas osalemise paradoks. Ja meil läks niimoodi, et me saime sellest väga palju õppida. Me saime teada, et vanemad inimesed hea meelega tulid sellise aktsiooniga kaasa, aga nende põhimotivatsioon ei olnud mitte selles, et kohalikus elus kaasa rääkida, vaid põhimotivatsioon oli aidata noori ühiskonda sisse elada. Ehk see põlvkondade vaheline koostöö.
mis ongi suurepärane, et nad just seda motivatsioonina nägid. Teiseks me nägime, et just nimelt vallavalitsuse komisjon on hea, mitte volikogu komisjon, sest seal saab ära teha käega katsutavaid asju. Kolmas, mis me nägime, oli, et see inimene, kes seal siis komisjoni liige on, tal peab olema tagatuba, ta peab kedagi esindama. Ta ei saa esindada ainult iseennast. Ja ennekõike võiks sealt tagatoas olla need inimesed, kes hoiavad ennast nii tagasi, et ei taha isegi sellises komisjonis osaleda, ehk nii-öelda passiivsed vanemad inimesed. Kes neid esindab? Nad ei tule ise, sest nad on passiivsed ja keegi neilt ei küsi ka. Nii et see komisjon on just hea, et saaks koguda ka nende seisukohti, nende arvamusi, kes on tõesti kodus, kas siis objektiivselt ei saagi välja või subjektiivselt ei taha. Kas see komisjon tegutseb edasi või see oli aastane projekt? Meil oli aastane projekt, tegime omad järeldused ja tegime koolituse selle pealt. Ja meil osales kohalike omavalitsuste inimesi igast Eesti nurgast, õppisid, kuidas sellist komisjoni kokku panna, koos hoida. Ja nüüd me saime pärast ka kokku, et kuidas siis neil on elu läinud ja 3 Eesti nurgas tõesti liigutakse sinna suunas, igaüks omamoodi. No näiteks Lääne-Harju piirkonnas toimib, see on siis volikogu juures tegutsev kogukonna komisjon. Seal on ka pigem vanemad inimesed, seal nad leppisid kokku, et järgmisele koosolekule võtab igaüks ühe noore kaasa. ja siis vaatavad, kuidas sealt siis tekivad need teemad ja arutelud ja kuidas nad saavad vastakuti kasulikud olla. Sest see oleks ju nii kihvt juba vanemana soovitada enda last sinna komisjoni. Lapsel on palju õppida. Küllap paljudel ongi oma isiklik pereliige või lapselaps seal. Aga räägime natukene lähemalt ka easõbralikest organisatsioonidest. Nimelt on üks projekt veel, mis on praegu käimas, nimega SAFE, kus siis osales Soome, Rootsi ja Eesti. Et kuidas see projekt alguse sai ja mis selle eesmärk on? No, Eestis on see suund, meil on heaolu arengukava, kus mida peab välja tooma, on suurepärane lõpuks. Meil on niimoodi, et meil on seal omaette punkt vanematele inimestele, mis ei räägi sotsiaaltööst ja mis ei räägi tööturust, vaid ongi kohe vanemate inimeste 1/5 peatükkidest on siis neile. Ja seal on kirjas, et tuleb parandada easõbralikku avalikku ruumi, easõbralikku keskkonda. Ja organisatsioonid, ettevõtted, asutused on ju ka ruum ja keskkond ja sellepärast me saime Interregist Haapsalu kolledžiga rahastuse, et siis töötada välja päris praktiliselt enesehindamise vahend organisatsioonile, kus siis töötajad saavad täita vastuseid ja organisatsioon saab teada, mis seis tal easõbralikkusega on. Ja pluss veel ka siis vahendeid, kuidas parandada seda easõbralikkust. Ja siin on siis vaja tõesti eristada, et me räägime organisatsioonist, mitte ainult keskkonnast, kus on ka tööprotsessid, juhtimine, mitte lihtsalt ergonoomiline head tervist toetav keskkond. Aga eakate tööle võtmisest, kuidas sellega lood on Eestis? Palju neid ettevõtteid on, kas meil on mingid häid näiteid, et kes just kaasavadki eakaid? Kindlasti. Ühelt poolt me saame signaale, et 50+, 55+ inimestel on raskem tööd saada, et värbamisel neid justkui lükatakse kõrvale, aga on sektoreid, kus tahetakse ükskõik mis vanuses inimesi peaasi, et tuleb keegi, sest tööjõupuudus on. Ja üks ongi tervishoiusektor, seal telekomid on samamoodi, ja tervishoiusektoris ongi värbamisel, et keegi vanuse pärast kõrvale jätakse, ei ole teema. Ja see on ka keelatud, eks ole, meil on seaduses see keelatud, aga on palju protsesse, kus asi ei ole seadusega reguleeritud ja palju protsesse, mitte palju, aga vähemasti mõned, mida isegi ei tea, et organisatsioon peaks ka seda toetama selleks, et vanemad
noh, üldse töötajad jääksid tööle sõltumata vanusest, sõltumata sellest, et nad on jõudnud vanaduspensioniikka. Aga mis need näited või nüansid on seal? Üks teema, mis on täielik uudis, mis on teoorias kirjeldatud, mida peaks toetama, on pensioneerumise planeerimine. Töötaja planeerib koos oma tööandjaga pensioneerumise protsessi. See võib alata sellest, et lepitakse kokku, et kui tema võimekused, just nimelt võimekused, jah, ei vasta enam sellele standardile, nagu tervishoius näiteks peab olema, et siis tal on kokkulepe, et kes nendest inimestest, usaldusväärsetest inimestest talle märku annab. Ja siis ei ole see selline hapuks minev asi. Aga teisipidi siis töötaja ka arutab läbi, kas ta tahaks osalist tööaega, kas ta tahaks loobuda mingitest tööülesannetest, mis näiteks nõuab väga liigeste ja keha paindlikkust või on liiga kehaga töö näiteks terapeutidel ja sa enam ei jaksa. Või siis üldse mingit teist tööd, teist laadi tööd, ümberõpet. Inglise keeles nimetatakse seda bridge retirementiks ehk sild pensioneerumine, ehk sa vähendad vähehaaval kas siis aega või tööülesandeid ja siis alles jääd päriselt pensionile. Ja meie see tervishoiusektoris on veel see, et kes on jäänud pensionile, nendega peaks ka hoidma kontakti ja hoitaksegi kontakti, sest aeg-ajalt on vaja, et nad aitaks organisatsiooni. Aga seda, et see võimekus säiliks, on sul vaja ka teatud asjades hoida neid väljaõppes ja hoida ja teadlikkust tõsta organisatsioonide sees. Et inimesed, kes pole kuulnudki, et selline variant ju on, et aidata niimoodi ja koos panna plaan paika. Täpselt, et pensionile minek ei pea olema inimese isiklik, individuaalne asi, individuaalne otsus. Seda peaks aitama teha ja arendada seda eduperioodi nii kollektiivi liikmed kui siis muidugi ka ülemused juhtkond. Põnev. Meil on natuke aega, me võiks rääkida veel eakate kaasamisest ühiskonda, et millised võimalused meil Eestis praegu on? Kuidas tavaliselt kaasatakse eakaid? Jälle, me oleme nüüd rääkinud tööst, me oleme rääkinud demokraatlikes protsessides osalemisest, aga kogukonnas, mida ka siis Haapsalu kolledžis ju me täpselt õpimegi kogukonna töö vananemas ühiskonnas. Ja seal on ikkagi see mõtteviis, et vanemaealiste jaoks segregeeritult, eraldi nende jaoks tuleb siis midagi ette võtta, neile välja pakkuda. Aga see, mida meie siis õpime, on põlvkondade vahelise koostöö korraldamine, ehk keegi ei tee midagi kellegi jaoks, vaid koos tehakse ühiste eesmärkide nimel. Ja teine asi on ABCD lähenemine ehk asset-based community development ehk sa kasutad neid ressursse, mis inimesel on. Ressursid väga laias mõistes, et kas siis inimene teab midagi või tal on mingid vahendid kodus, töövahendid näiteks või ka aeg kõige äärmisemal juhul. Igal juhul sa pead seda tegevust kogukonnas korraldama lähtudes sellest, mis ressursid inimestel on. Ja noortel samamoodi ja vanadel samamoodi. Praegu ongi probleem vist olnud, et üsna kultuuripõhiliselt lähenetakse. Et pakutakse kultuuritegevused. Ja, et see sama lähtumine, et me peame tegema midagi vanemate inimeste jaoks, me ei oota neilt endilt midagi eriti ja siis see, mida me pakume, seda me pigem kaldume pakkuma selliseid kultuurilisi tegevusi, käsitöö, laulmine, tants, ekskursioonid, teatrietendused. See on kõik kultuuritöö. Aga kogukonnatöö ei ole kultuuritöö. Kultuuritöö on oma valdkond, mida me oleme teinud 150 aastat. Meil on väga võimas ajalugu ja väga suur osa sellest ajast on ka õpetatud kõrgharidusega kultuuritöötajaid. Ja see on see põhjus, miks me, kui me teadlikult ennast ei jälgi, miks me kaldume kultuuritöö tegema selle asemel, et teha kogukonnatööd. Ja see on ka nii äge, et nüüd, sest õpetatakse Tartus ja Haapsalus just seda kogukonnatööd.
see on tõesti suurepärane, et meil lubati Haapsalus avada 2 aastat tagasi õppekava kogukonnatöö vananevas ühiskonnas ja me teeme koostööd Tartu Ülikooliga, kus õpetatakse kogukonnatööd, aga ei õpetata seda vanemaealiste kaasamise vajalikkust ja nüansse. Ja nagu me praegu just vestluses aru saime, seal on vaja eraldi sellele tähelepanu osutada, sest kui me teeme lihtsalt kogukonnatööd, siis vanemad inimesed väga lihtsalt jäävad kõrvale. Ja ennist rääkisime ka, et tegelikult on loodud ägedaid projekte eakate inimeste jaoks, kas või siis kuidas noori ja eakaid viidi kokku, et sellised seltsilised viidi neile küll jutustama, aga et see on ka nüüd ära kukkunud, eks? Ära kukkunud, jah. Meil õppekaval on vaja tudengitel teha põlvkondade vahelise koostöö, küll ühekordne, aga siiski projekt ja nad teevad seda siis vastavalt teoreetilistel põhimõtetele ja üks väga lihtne rikastav näide on näiteks raamatuklubi, et paljudes külades, linnades on raamatuklubid, seal pigem on vanemad inimesed ja siis lepiti kokku see üks raamat, mida lugesid 10. klassi õpilased ja raamatuklubi omad ja toodi kokku seda ühte raamatut arutama. See oli Kivirähu Rehepapp. Ja sellest ühisest arutelust tekkis mõlemale, igale vanuserühma inimesele seal tohutu selline särts sisse. Aga enne seda üritust ma kuulsin, kui üliõpilane hakkas seda korraldama, siis nii ühed kui teised pidasid seda hulljulgeks ettevõtmiseks. Et me oleme nii kaugele jõudnud, et tuua noored ja vanad kokku arutama raamatut ja me nimetame seda hulljulgeks ettevõtmiseks. Aga see õnnestus suurepäraselt, sest see oli läbi viidud teada põhimõtetele ja see oli üsna garanteeritud, et see kasulikkus sellest ühisest tegevusest tekib. Aga Eestis on vist murekoht veel see, et üks asi on teha üritusi eakatele, kes elavad linnakeskkonnas, aga need, kes elavad kaugemal, neid on ju ka väga palju. Et kuidagi hakata mõtlema selle peale ka, et... Nojah, külades kogukonnad tõesti toimivad ja see logistika seal selge see on probleem, eriti ühistransport on järjesti kehvemaks muutuv. Aga tugevates kogukondades saab seda lahendada. Kui nendest seltsilistest rääkida, siis see peab olema koordineeritud ja teatud juhul peab seltsiline, kes teeb vabatahtlikku tööd, ikkagi saama ka kompensatsiooni, et sõita sinna kaugemasse külanurka, sest vabatahtlikult võib oodata aega ja kõike seda sisemist ressurssi, aga me ei saa oodata, et ta peale maksab oma tööle. Ja nii, et tõesti ootame, et vabatahtlike seltsiliste projekt saaks toetust edasi, sest ta 2 etapis on saanud Sotsiaalministeeriumi toetust, aga praegu hetkel on pausil. Ja sellist sama laadset projekti võiks teha ju ka hooldekodudes. Ongi, hooldekodud on sinna kaasatud täiesti võrdsena kodudes elavate vanemate inimestega, nii et seltsilised käivad ka hooldekodudes. Seda on hea kuulda. Kas on midagi, mis te lõpetuseks sooviksite öelda? Kuidagi kokku võtta seda teemat? Lõpetuseks ma tahaks uuesti tulla selle jaoks ja koos tegemise juurde, et vanemad inimesed on samasugused inimesed nagu keskealised ja noored. Me ei pea midagi ekstra nende jaoks korraldama, vaid me peame tegema nii, et kõiges, mida me ise teeme, me kaasame nemad ja teeme nendega koos. See on väga ilus lõpp. Aitäh, Tiina, sulle tulemast. Ja teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Kõike head!